Brežnevi ajastu on üks suur ja põnev paradoks. Vaatake, ühelt poolt oli see aeg, mida miljonid mäletavad kui kuldset stabiilsuse ajastut. Lõpuks ometi vaikne ja etteaimatav elu pärast aastakümneid kestnud täielikku kaostu. Aga selle rahuliku ja vaikse pinna all olid praod, mis valmistasid tegelikult ette Nõukogude Liidu vältimatut kokkuvaresemist. Niisiis sukkeldume täna sisse ja vaatame, kuidas see nii ihaldatud vaikus muutus hoopis lämmatavaks paikaseisuks. Ja see tsitaat, see tapabki naela pea pihta, see ongi kogu selle ajastu võti. See polnud mingi juhuslik tuimus või allaandmine, ei, see oli täiesti teadlik valik. Mõelge korraks, Stalini terror, sõda, Hruštšovi pidevad reformid ja rapsimised. Pärast kõike seda tahtsid inimesed lõpuks ometi ühte asja, lihtsalt rahu. Ja nii sündiski selline vaikiv kokkulepe, ütleme, kirjutamata leping rahva ja võimude vahel, mis määras ära järgmised 20 aastat. Ja just see rahu tundus miljonite jaoks nagu kauaoodatud preemia. Lõpuks ometi ei pidanud see iga päev ellujäämise eest võitlema. Sai lihtsalt elada. Stabiilsust polnud enam lihtsalt mingi poliitiline loosung. Sellest sai uus rahvuslik idee. Nii me jõuamegi selle ajastu kõige olulisema sõnani zastoi, stagnatsioon, seisak. Ametlik propaganda muidugi rääkis arenenud sotsialismist, aga kõik teadsid, mis tegelikult toimub, või õigemini ei toimu. Aga teate, miljonite inimese jaoks oli see liikumatus, see oli kergendus. Parem paigalseis kui pidev kaos, eks ole? See oligi stabiilsus. Ja see polnud mingi abstraktne mõiste. Ei, see oli täiesti reaalne. See tähendas, et sa võisid panna end korteri järjekorda ja 10 aasta pärast, aga sa said selle korteri kätte. Sa võisid koguda raha Žiguli jaoks, sa võisid planeerida oma iga aastat puhkust Musta mere äärde. Aga kõige olulisem oli see tunne, see kindlus, et homne päev on täpselt samasugune nagu tänane. Ja see oligi just see, mida inimesed vajasid. Ettenähtavust. Aga see kõik oli illusioon. Ilus, rahulik, aga ikkagi illusioon. Sest seal pinna all kees tegelikult hoopis teine elu, paralleelne reaalsus, kus see lõhe ametliku jutu ja päriselu vahel, see oli lihtsalt kuristik. Mõelge korraks sellele kontrastile. Televisoris räägib diktor täiesti sirge näoga, kuidas elu läheb iga päevaga aina paremaks ja rõõmsamaks. Ja samal ajal küsib su naaber sinult tänaval sosinal. Kuule, kas sa tead, kas täna vorstiga poodi visati? Need olid 2 täiesti erinevat universumit, mis eksisteerisid kõrvuti. Ja selle kõige keskmes oligi üks sõna defitsiit. Ja see ei tähendanud lihtsalt tühi poel, et ei, see oli terve elu filosoofia. Igapäevane poeskäik muutus omamoodi jahiks. Ja selles jahis ei võitnud mitte see, kellel oli kõige rohkem raha, vaid see, kellel olid õiged tutvused või kes lihtsalt sattus õigel hetkel õigesse kohta. See oli mäng, mida kõik pidid mängima. Aga kuidas see kõik üldse püsti seisis? Kuidas see illusioon toimis? Vastus on veel üks venekeelne sõna pribiski, juurdekirjutuled. See oli süsteem, kus paber oli tähtsam kui päriselu. Aruanne oli tähtsam kui toodang, kui tehas ei suutnud plaani täita, siis lihtsalt kirjutati aruandesse parevad numbrid. Lihtne. Loodi täiesti uus reaalsus, mis eksisteeris ainult paberil. Ja sel paberil oli kõik alati täiuslik. Ja see tsitaat siin võtab selle absurditeatri ideaalselt kokku. See oli enesepettuse masinavärk, mis lihtsalt muudkui töötas ja töötas. Ja kõige pentsikum on see, et tegelikult ju kõik teadsid, et see on vale. Absoluutselt kõik, aga kõik mängisid kaasa. Miks? Sest alternatiiv, tõe tunnistamine oleks tähendanud kogu süsteemi kokkuvarisemist ja seda kartsid kõik. Ja loogilise jätkuna tekkis selle ametliku paberil eksisteeriva majanduse kõrvale varimajandus. Selleks, et selles ametlikus süsteemis üldse kuidagi hakkama saada, pidid inimesed looma omaenda reeglid. Ja seda maailma valitses üks ainus peaaegu maagiline sõna. See sõna oli platt, ehk siis tutvused. Vastastikused teened. See oli nagu paralleelne valuta, ausalt öeldes tihti palju väärtuslikum kui rubla. Skeem oli lihtne. Vaatage, arst teeb poejuhatajale väikese teene, aitab teda järjekorrast mööda. Poejuhataja omakorda taneb arstile leti alla midagi head kõrvale. Mõlemad saavad mida tahavad ja ametlikust süsteemist. Sellest mindi lihtsalt mööda. Ja see võrgustik lävis absoluutselt kogu ühiskonda. See oligi see, mis seda riiki tegelikult vee peal hoidis. Järge saage valesti aru. Inimesed ei pidanud seda isegi korruptsiooniks. See oli lihtsalt nii nagu asjad käisid. Elunorm. Kõik said aru, et aus olemine on luksus, mida sa endale lihtsalt lubada ei saa. Reegel oli lihtne. Kui sa tahad midagi osta, peavad sul olema tutvused. See oli kirjutamata seadus, mis oli tegelikult palju võimsam kui ükski seadus paberil.
aga mõtleme korraks selle kõige psühholoogilisele poolele. Mis oli selle kõige hind? Siin tuleb mängu veel üks mõiste uravnilovka, ühtlustamine, tasalülitamine. Ühelt poolt pakkus see ju tohutut turvatunnet, aga teiselt poolt see lämmatas igasuguse isikliku initsiatiivi ja ambitsiooni. Mis siis tegi sinust eduka Nõukogude inimuse? Mõelge. Vastus pole mitte raha, vaid teatud esemete komplekt. Poola sektsioonkapp, suvila, see väike isiklik vabaduse saareke ja muidugi Žiguli. Aga nende asjade mõte polnud näidata, et sa oled parem kui teised. Ei, nende mõte oli näidata, et sa ei ole halvem. Sa oled nagu kõik teised. Need olid staatuse sümbolid ühiskonnas, kus ametlikult ju mingi staatust ei olnud. Jah, see ongi kogu selle uravnilovka tuum. Ära ürita olla parem, ära paista silma, lihtsalt ole nagu teised. See oli kahtlane, kui sa olid liiga eriline. Ja see tõi kaasa sotsiaalse rahu, aga selle hind oli, ambitsioonide surm. Sest tõepoolest, mis mõtet on üldse pingutada, kui kõigil jaoks on finišijoon täpselt samas kohas. Ja siit koorubki välja stagnatsiooni kõige traagilisem, inimlik hind. Sest see põlvkond, kes sündis ja kasvas üles selles stabiilsuses, selles vaikuses, nemad ei näinud seda enam õnnistusena. Nende jaoks oli see lämmatav lõks. Tekkis tohutu põlvkondade vaheline konflikt. Ühel pool olid vanemad. Nemad mäletasid sõda, nälga, repressioone. Nende jaoks oli stabiilsus püha. Ja teisel pool olid nende lapsed. Nemad ei teadnud sellest kõigest midagi. Nende jaoks oli see stabiilsus lihtsalt surmiigav, perspektiivitu. See, mis oli vanemate jaoks rahu, oli nende laste jaoks vangla. Ja mida sa teed, kui su oma maailm tundub hall ja igav? Sa hakkad otsima alternatiive. Ja need noored leidsid need läänest. Mõelge korraks. Paar kulunud Ameerika teksapükse. The Beatlesi või Rolling Stonesi plaat, mida kuulati salaja. Need ei olnud lihtsalt mingid asjad. Need olid sümbolid. Sümbolid teistsugusest maailmast, vabadusest. See oli nende vaikne protest selle halli massi vastu. Ja see lause siin, see on minu arust geniaalne. See võtab selle põlvkonna tunde täpselt kokku. See ei olnud mingi poliitiline mäss. Keegi läinud barrikaadidele. See oli palju sügavam, eksistentsiaalne protest. Soov lihtsalt onna teistsugune. Leida ona isiklik tee maailmas, kus tundus, et kõik teed on juba ette valmis ehitatud. Nad lihtsalt ei tahtnud seda valmis šabloni, mille vanemad olid neile pakkunud. Nii me jõuamegi lõpule. Vaikusesse enne tormi. Kogu see paberimajandus, see platt, see uravnilovka, kõik need peidetud probleemid, need praod vundamendis olid muutunud selle pealtnäha kaljukindla süsteemid tegelikult uskumatult hapraks. Ja see lagunemine ei toimunud üleöö. Ei, see oli aiglane, peaaegu märkamatu protsess. 70ndate keskel oli kõik justkui tipus. Siis 10. lõpus võttis võimust inerts. Juhtkond muutus vanaks ja väsinuks, keegi ei tahtnud enam midagi uut algatada. Ja siis tuli Afganistan, viimane meelehaitlik ja kohutavalt kulukas katse näidata oma jõudu. 80ndate alguseks töötas kogu süsteem juba puhtalt aurude peal ja see illusioon hakkas lõpuks ometi pragunema. See metafoor siin on lihtsalt perfektne. Riik lendas autopiloodil. Pealt näha, et kõik liikus edasi. Aga tegelikult keegi ei juhtinud. Ja mis kõige hullem, keegi ei pannud tähele, et kütus hakkab otsa saama. Kõik toimus harjumusest, mitte enam veendumusest või energiast. Ja me kõik teame, mis juhtub, kui lennukil kütus otsa saab. Ükski masin ei lenda igavesti inertsist. Ja see kõik toob meid tagasi selle põhilise küsimuse juurde, mis on tegelikult oluline ka täna, siin ja praegu. Mis on vaikse ja stabiilse elu tegelik hind? Brežnevi ajastu õpetund on see, et kui mugavus, vaikus ja ettenähtavus muutuvad tähtsamaks kui areng, vabadus ja tõde, siis see tee viib paratamatult paigalseisu ja paigalseis on alati vaid üks väike samm eemal kokkuvarisemisest. See on lugu sellest, kuidas meie suurim igatsus turvalisuse järele võib, kui me ette ei vaata, märkamatult muutuda meie endi vanglaks.